tere! Siin ma näitan selles videos, kuidas möödas mu nädalaajaline ärevushäire koos paanikahooga. See on lihtsalt kõik nendes videodes, mida mina näen, kuidas mina tunnen. See on täiesti minu enda kogemus. Ärevuse maraton oli 7 päeva kestnud. Ja kindlasti te ei näe seda sealt päeva pealt, on ju, ei. Te näete selle algust, kuidas see mul algas, te näete seda keskmist osa ja te näete seda kulminatsiooni. Ma loodan, et mu kannatused kaamera ees, mis mul tulid hästi raskelt nagu välja, aitavad kedagi tõesti. Joogasse ma ikkagi läinud, nagu näost on näha, et ma otsustasin, et ma parem magan päeval, kui lähen joogasse. Ja ma tühistasin tõesti 2 tundi enne joogat tühistasin ikkagi ära ja läksin magama. Praegu ärkasin, ma olen mega vihane. Ma olen nagu full vihane iseenda peale, sest ma vedasin ennast alt. Nagu, mis mul viga on, miks ma pean magama, ma ei saa aru, miks ma magan nii palju. No, kas mul tõesti siis ei piisa sellest 9-10 tunnist, mis ma nagu päeval või öösel nagu magan. Ja mind ajab nagu megalt kõik närvi. Ma ei taha teile näidata pilti, et kõik on ilus, on ju, et ma otsustasin, et ma lähen joogasse, samas ütlesin, et ma ei tea, et kas ma ikka kahtlen, on ju. Ja siis jätan teile selle vaheklipi näitamata, on ju, ja mängin, et ma nagu käisin, ei, see ei ole nii. Ma nagu täiega kahtlesin, kas ma lähen, või ma ei lähe. Ja lõppkokkuvõttes ma ei läinud ja nüüd ma olen nagu mega vihane, et ma ei läinud. Ja ma ei tea, ma pettunud iseendas. Ma ei tea, kas ma homme jõuan juba. Ma ei tea. Okei, savi, ma lihtsalt panen selle kaamera käima ja tuleb, mis tuleb. Mul on nagu, kuidas ma nüüd seletan, mul on mental broke. See on juba kestnud mul 4-5 päeva. Täna ta nagu jõudis tipptasemeni. Ja mul on nagu siuke, ma ei tea, raske olla ilmselt. Ma tunnen ennast mõttetuna inimesena, täiesti mõttetusitana. Nagu mu lähedased armastavad öelda, et kui ma näitan ennast praegu teile, et ma olen mõttetusit, siis ma teie silmis jäängi mõttetuksitaks. Ma ei tea. Mul lihtsalt nagu ei tule mitte midagi see nädal välja, nagu mitte midagi ei tule välja. Kõike, mida ma üritan teha, mitte midagi ei tule välja. Ma ei suutnud isegi paganama mingi mõttetule joogale minna, millesse nagu põhimõtteliselt kõik algaski. Allamäge minemine. Ja nii ongi. Mu alkoholi joomine on tihenenud nende päevade jooksul. Praegu ma olen kaine. Siuke taha mitte midagi teha, ma ei taha mitte kellegiga suhelda, sest ma ei viitsi kellegiga suhelda. Sest ma tean väga hästi, mis mulle öeldakse, võtta kokku ennast ja mis iganes. Ma ei tea, mingi osa võib-olla ütleb mulle, et näed, ma ju ütlesin sulle ära, pane vloogi üles, see lööb su maha. Kurat küll, põrgu käige, asi ei ole selles nagu. Ei taha hakata lahkama seda, et mis põhjus on. Mina tean, mis põhjusel see kõik praegu minuga on. Taha mitte kellegiga jagada seda põhjust. Sest niikuinii mitte keegi ei mõista mind. Kõik hakkavad mingi oma mõttetut joru ajama. Lihtsalt ongi see, et mul on nagu kupp nii ees sellest, et keegi mind ei kuula ja ei kuule. Aga mina pean olema see
emotsionaalne prügikast, kuhu päevas võib oma emotsioone nagu siis lihtsalt visata. Ja kui sa nagu annad märku, et kui mul on ka abi vaja, mingi, kuule, sorry, laadna, ma lähen minema, mul ei ole aega. Ja lõppkokkuvõttes mina ei tea, pärast poole, kui ongi nii, siis miks sa mitte midagi ei rääkinud? Annan ju märku sellest, et aidake mind. Aga tol hetkel on teie enda probleemid tähtsamad. Ja kui midagi juhtub, siis on pärast, aga miks sa ei rääkinud? Aga miks sa ei kuulanud, kui ma rääkisin? Ma ei tea. Ma tajab kõik närvi. Ma ei taha lihtsalt nagu... Ma ei taha koera peale isegi nagu karjuda mitte midagi. Ma ei taha seda teha. Aga nagu... Ma ei tea. Ma lihtsalt juhtub nii. Ma lihtsalt hakkan ta peale karjuma. Tajab mind närvi. Mina ei tea. Ma nii vihkan seda olekut. Ma nagu täiega vihkan seda olemist. Mõttetu. See kõik on lihtsalt nii mõttetu, see mõttetu filmimine, kõik on mõttetu. Ma ei tea, miks ma seda praegu üldse teen. Tere hommikust. Mul on juba täna 7. päev ärevushäire. Ma juba praegu tunnen, et mul täna pommitab ta endiselt. Eile oli selle häire nagu tipppunkt. Mul oli nagu ülimalt halb olla, aga ma läksin ikkagi, kuna mul puhkus lõppes, ma läksin ikkagi tööle. Sest et ma sain aru, et ma lähen hulluks kodus muidu. Reede vastu laupäeva. Mul oli reedel hästi halb olla. Mul ärevushoost lihtsalt lõi kõht lahti. Jubedalt lõi lahti. Mul oli hästi suur vedeliku kaotus. Mul oli hästi halb olla. Mul süda tagus väga hullult. Õhtul ma siis otsustasin ikkagi vanni minna. Võib-olla kuidagi see nagu rahustab mind. Jõin hästi palju rahustavat teed. Seda taimeteed, mida apteegis müüakse. Piparmünditeed, mitte need pakikestes, vaid ongi nagu kuivatatud enda puru. Mis ka ei aitanud, lõppkokkuvõttes ma läksin Selverisse. Ostsin magneesiumit, kuna ma ei ole pikalt magneesiumit tarvitanud, sest et ma pidin tegema nagu paar kuud ilma siis magneesiumita, kuna ma olin nii palju tarbinud seda. Ja ostsin Neurostrongi tilgad. Kas need aitasid mind? Ei, nad mind ei aitanud. Mul oli ei mäleta, kuna mul viimati oli nii õudne öö olnud. Ma arvan, see oli võib-olla äkki mingi paar aastat tagasi, siis kui mul kõik alles algas veel. Ma ei saanud lihtsalt nagu esiteks magama jääda, sellepärast, et mul süda nii räigelt tagus. No nii räigelt tagus lihtsalt. Mõtlesin juba öösel, et ma kutsun endale kiirabi, sest et see oli õudne. Ma ei teadnud lõppkokkuvõttes, mis see siis lõpuks oli, kas see oli tahükardia mul. No südarütmist väljas küll ei olnud. Mul oligi nagu, siuke tunne nagu, mina ei tea, 3 või 4 kordseks läks süda, ja ta löök oli nagu siuke võimas niimoodi. Sest ma nagu, ma ei suutnud magama jääda, kuna ma kuulsin seda lööki. Tavaliselt mul süda nagu lööb vaikselt, siis ta lõi mul nagu tõesti 3-4 kordselt lihtsalt niimoodi tagus. Ja
ma ei saanud magada, kuna ma nägin hästi siukseid hirmutavaid unenägusid, on ju, küll ma nägin, kuidas inimene lendas sõidu ajalt autost välja ja siis ma nägin selle inimese laipa, on ju. Ja ühesõnaga märkasin maru vara ülesse. Mõtlesin, et okei, et ma lähen tööle, võib-olla äkki mul hakkab parem. Mul ei hakanud parem, ma lihtsalt tunnen seda, et mul süda hakkab veel hullemini ja ma tunnen, et ma olen lihtsalt nagu väsinud juba sellest, et mul süda lihtsalt ei anna nagu järgi, on ju, juba reedest saadik nagu ta kogus tuure. Ja siis ma läksin lõpuks apteeki, ütlesin apteekrile, et mis ma teha saan, et ma olen nagu neurostrongi tilkasid juba piisavalt võtnud, on ju, ma ei saa neid enam võtta. Mul ei ole ärevusest mitte midagi välja kirjutatud, sellepärast, et mul ei ole ärevust olnud juba päris pikemalt aega. Ja ma ei saa niikuinii psühhiaatrit kätte praegu. Ja rääkisin talle kogu story ära, et süda puperdab ja nii edasi ja siis ta mulle andis ühed tabletid, mille pildi ma panen juurde. Ja ta andis mulle valetooli südame jaoks. Ehk siis panin keele alla endale kohe, tulin apteegist välja, kohe panin keele alla ja 20 minuti pärast mul lõppes see südamepiin ära. Mina ei tea, selles suhtes ma võin öelda niimoodi, et mu tööpäeva lõpuks oleks kell 9. Ma tundsin ennast enam-vähem okeilt, aga juba päris väsinult. Sellepärast ma olin tegelikult eile täis pumbatud igasuguseid rahusteid. Alates reedest ma olin juba täis pumbatud rahustitega. Seega täna on pühapäev, on ju, ja Katrinal nägu paistes, aga ma sain lõpuks täna enam-vähem magada. Ma tunnen, et mul täna on ka veidike selline, süda küll ei puperda, jumal tänatud, isegi kui puperdab, siis ma võtan valetooli lihtsalt. Ma panen juurde ka pildid, kus te näete, kuidas mu pulss oli enne valetooli ja missugune mu pulss oli pärast pole valetooli. Et ma tõesti, ma ei kujuta ette, mis asi mul siis lõpuks oli, kas mul oli tahükardia või mis mul oli. Aga see oli tingitud ärevusest. Et nagu mul oli ärevus koos paanikahooga nagu nii tugev, et ma ei suutnud seda talsustada ise. Iseenesest ma ei suutnud seda. Ma küll teadsin, mitte midagi ei ole. Ma ei pea millegi üle muret nagu tundma, kõik on hästi. Aga mul ikkagi tagakuklas nagu rõvedalt nagu mässas, et midagi juhtub kohe. Et see on nagu räige, vastik, ebamugav tunne on. Täpselt samamoodi on praegu olen voodis, ma pean kohe varsti tööle sättima. Ja ma nagu, ma ei tea, mul on jälle tagakuklas hirm, et ma kardan voodis püsti tulla. Sest midagi võib juhtuda. Nii õudne. Mul kindlasti, mul ei ole varasemaid mingisuguseid videosid, sest mul esmaspäevast tegelikult hakkas. Siis ma mõtlesin, et see on siuke ühekordne ärevus, mis mul on ühekordseid ärevusi, mul on ikka olnud, on ju. Aga ma taipasin seda alles neljapäeval, kui mul hakkas depressioon, tugev selline depressiooni episood pihta. Hästi tugev depressiooni episood ja sellele siis järgnes see hästi tugev ärevus. Ja siis see ärevus nagu kogus tuure. Järsku ta kutsus oma lemmiku sõbranna depressiooni juurde. Ja siis depressioon otsustas, et kuna ta ei viitsi enam chillida ärevusega, siis ta kutsub ärevuse parima sõbranna paanika. Ja siis nad mõlemad siis tegelevad endiselt minuga veel edasi. Jah, siin ongi see, et see ärevus ongi mul juba olnud alates esmaspäevast. Nagu ma ühes juba klipis ka ütlesin seda, et kui mul ärevus, nagu ma tunnen, et mul ärevus tõuseb, siis ma iseenesest nagu ronin alko järgi. Siis mul oli seda alko tarbimist ka natukene tihedamalt kui nagu tavaliselt. Ja võimalik, et see ka soodustas mul, aitas kaasa lihtsalt sellele kõigele. Et kesknärvisüsteemi saanud iseenesest hakkama ja ma veel lisaks panin talle lisaks veel tööd juurde, mis veel rohkem nagu kesknärvisüsteemi tegi kõitki.
ma lihtsalt loodan, et 8. päeva ei tule. Sest ma olen nii väsinud. Mul kõige rohkem, ma mäletan, oli enne antidepressandide võtmist. Miks ma üldse antidepressant hakkasin võtma? See oli sellepärast, et mul oli 2 nädalat järjest iga päev. Mul oli ärevushäire koos paanikaga. Nad olid nagu nii räiged ja ma nagu ei suutnud üldse nendega hakkama saada. Mäletan, ma olin voodis kägaras, ma mõtlesin, kõik kohe ongi siin voodis minu lõpp. Aga ma suutsin ikkagi kuidagi magama jääda või mäletan, mul vist äkki kirjutati siis tol ajal Xanaxid välja, et ma saaksin Xanaxid võtta. Et jah, see on väsitav, see on nagu mega väsitav. Ja kui ta veel paugutab niimoodi järjest, et ta ei anna sulle nagu isegi, mina ei tea, 1 päeva vahet, see on eriti kurnav ja vastik. Okei, aeg on tööle sättima hakata ja lihtsalt lootma, et see kõik uudus saab läbi. Tere hommikust! Täna on siis põhimõtteliselt 8. päev. Peaks olema 8. päev, aga ei ole. Siis ma tunnen ennast väga hästi. Mul eile olid viimased tukked. Meile pidin 2 korda valetuli võtma. 1 päeval töö ajal ja teise ma siis võtsin õhtul enne magaminekut. Magamine on mul selline, nagu ta mul on ja et ma ärkan iga natukese aja tagant ja söön, aga see on täiesti okei. No, see ei ole küll okei, aga see on minu jaoks okei. Sest et mul oli hästi tugev stress kehal ja ma praegu nagu sööngi seda emotsionaalset stressi nagu taga. See emotsionaalne ülesöömine, ma ei ütleks, et ülesöömine on ju. Aga ühesõnaga märkan öösel üles, et süüa. Siis mul kõht koriseb. Mitte, et ma nagu ei sööks, on ju. Ma söön ikka nii, nagu ette nähtud on. Võt. Aga võt selline oligi. Minu nädalaajaline ärevuse maraton. Millest see tingitud oli? Kes seda teab?